Mida ta teie eest varjab? Mida ta teie eest varjab? Võib-olla ta varjab, et tal on keegi teine, keda ta armastab, et tal on hästi kiire, et ta peab teie juurest lahkuma. Tal ei ole aega. Mida ta teie eest varjab? Tal võib olla ka täiesti naine, kellega ta elabki koos, kellega tal on pere, kellega ta väidab, et ta on õnnelik ja ta on materiaalselt kindlustatud. Mida ta veel varjab teie eest? Et samas tal pole jõudu, et teist lahti lasta. Ta on selleks võib-olla liiga armukade, liiga omandihimuline, et ütleb, ma ei näe praegu seda võimalust, mul on hästi raske, ma ei taha sinust loobuda. Nii, mida ta varjab sinu eest? Ja, te olete talle väga südamesse läinud, aga siin võibki olla, et võib-olla tal on tõesti oma pere, aga teile ka on väga tugev tõmme teie suhtes. Ja mis see torn tähendab siin? Et ta tõesti ongi nagu täiesti sõltuvuses teist, et ta ei saagi nagu teist kuidagi lahti. Et ta on ohvritunne on tal, mida ta varjab? Et tal on väga valus. Et tal on väga valus, kui ta mõtleb teie peale. Miks? Sellest teie olete tema täht. Te olete tema täht, ta väga unistab teist. Sellepärast see teebki kõik talle väga-väga palju haiget. Ja ütlebki, et ma olen sulle muidugi salajane naine juba päris pikka aega olnud. No seda ta varjab siis võib-olla ka kellegi teise eest. Kelles sa veel seda varjad? Võib-olla ta ei ole teistele rääkinudki. Ja tal on tähtis tasakaal. Tal on tähtis see suhe teiega hästi aktiivne ja sellepärast ta stabiilselt nagu ta tahabki teid varjata, et hoida teiega tasakaalus suhet. Mida ta teie eest varjab? Ta justkui, ta tahaks nagu teie eest ka võidelda. Ühtepidi ta nagu tahab võidelda, sest ta ootab nagu muutusi, teisipidi ta jälle nagu ei taha. Et see on niisugused segane käitumine ja segased nagu mõtted on tal teie suhtes. Aga ta väidab ikkagi, olenemata sellest, et ta siin võib-olla palju asju